tulin nüüd koju ja nüüd ma pean, mis see kell on? Kell saab 6. Peame tund 20 pärast olema kodus tagasi. Nooral on vaja uut koolivõtti ja emma läheb homme ujumistrenni. Nii et mul on vaja talle ujumistrenni jaoks mingit ujumismütsi, mingit kotti, platusi, võib-olla siis uut trikood. Vaatame need ujumisprillid vist meil on kodus olemas. Aga ja mingi pesemisasjad, et ma tahan talle selle mingi kotikese teha, kus on siis ta trenni pesemisasjad, et iga kord ei pea vannitoast võtma ja panema. Nii et ja Nooral on vaja mingit paremat koolikotti. Nii et siis ma lähen käin nendega poes. Rakas siis käime toidupoes, istume koju. Siis Noora peab õppima, siis ma hakkan süüa tegema, aga ma isegi ei tea veel mida. Nii et vaatame siis. Miks sa Saara üles viisid? Ise läks. Okei. Minä tulin pusa. Väga tubli. Mul on kogemata püksis. No ei ole hullu, Noora kodupüksid ju. Kooli ei pea siukestega minema, aga kodus ju võid käia. Seal pärast näed emma, see on nii alle, et sa praegult on raske näha. Auk, et õele näidata. Pärast kui lähme, siis näed. See on täpselt minu taga. Ja. Lähme nüüd. Nii, vaata, kas teine on õige. Tiri! Tere hommikust. Jälle minu tüüpilised autovideod nüüd, kus ma söön banaani. Sest Noora sai jälle nii vara lasteaeda viidud, kel pole kooli viidud, kel pole 7-gi. Ja siis ma mõtlesin, et nii vara mul ei ole mõtet sinna tööle ronida. Tulin poodi, ostsin oma banaani. Ja siis ostsin lõunas ka mingit asju. Ja täna on siuke tore päev, et või no edaspidi kõik kolmapäeval. Ma seal teist kord juba, kui ma banaani ostan, siis tal on mingi imelik maitse. Ta ei ole banaan, ma ei tea. Aga kõigil 3 pikal on täna trennid enamasti samas kella augus ja ühel on Mustamäel, ühel on Õismäel ja teisel on Kakumäel. Kolmapäevad on toredad päevad. Ja emma ja Noora lähevad esimest korda täna. Noora käis eile ujumas, talle väga meeldis see. Nii et nüüd tal hakkab kolmapäeviti akro olema. Ja et jah, vaatame siis. Aga ma sõidan ikkagi kohe tööle ära, sest ma viitsisin parklas ka tiksuda. Ja homme on meil täiesti mingi hullumaja bufetipäev. Mitu arsti ja mingi 2 koosolekut ja kellel laulmised ja trennid veel lisaks ja sünnipäev ja ma ei tea, homme mingid asju ei jõua kindlasti teha. Koosolekut ma olen juba suht canceldanud, sest seal ma arvan midagi uut ei ole. Nii et jah, aga lähme siis tööle ära. Pakuvad 1000 kodust maitset, meil on väga armas kollektiiv, et tulge Tallinnas, väga suur mangusaksid nõu täis. Ma ütleks, et mõistlik oleks tegelikult juba praegu Tere hommikust! Ma loodan, et mind on kuulda ka. Võtsin natuke vaiksemaks selle, et sooja puhuks. Hommikud on juba nii külmad, et mul on käed täiesti jääkülmad ja ma naid pintsakuga, nii et oleks pidanud panema vähe soojamalt riide ennast.
eile õhtul oli suht hea logistika, siis kõik õnneks toimis ja õhtul siis tuli veel Nooraga õppida ja koju jõudsime, kõigile trennid meeldisid, Noora veits tegi tsirkust peale trenni, siis kui meie emaga oli ujumistrennis, lihtsalt kogu aeg oma ja nina pidi koos olla ja siis kakelda ja ma ei tea, igastahes ja siis sõime ja läksime magama, mina olin lastega peale 9 magama. Mul on hetkel eile juba töö juures oli siuke pingepeavalu ja migreenivalud. Täna hommikul ärkasin, natuke andis ikka tunda vahelduveduga, praegult ei valuta, ma loodan, et ei hakka ka enam. Ja ma käisin eelmises klipis on näha, ma võtsin peale Noora kooli viimist emma kingituse, panin pagassi ja nüüd ma ootan Selveri juures 7 minutit, siis ma saan sinna sisse, et minna võtta ühe sugulase lapse sünnakink ära, mis on täna õhtul, sest me ei jõua pärast. Ja siis ma lähen ostan veel mingise maiuse sinna sisse ja kingikotti ja ma ei tea, võtan hommikuks midagi omale. Ja siis lähen tööle ja tänased plaanid ongi siuksed, et Noora tuleb enne viimast tundi koolist ära, Hennu läheb taga silmaarstile, et teevad selle silmauuringu ära. Siis peab talle ostma uued prillid nüüd lähiajal, kui me saame selle palju see muutunud on. Siis peale seda läheb Noora laulma, siis peale seda mina tulen ka 3 kuskil töölt ära. Lähen võtan teised lasteaiast ja Noora on vaja võtta laulmast ja siis lähme perearsti juurde kõigi 3 mõõdame, kaalume, räägime, ma ei tea, Nooral on vaja verd anda ja vaktsiin ära teha kooli oma. Ja siis peale seda lähmegi sünnipäevale ja siis õhtul koju. Peale sünnipäeva, tegelikult täna oli veel koolis üldkoosolek, emmarühma lasteaia koosolek, on Hennu ja minu trenn, aga ma lihtsalt ei jõua igale poole. Üldkoosolekul ma loodan, et sealt seda infot jagatakse nagu ka, kuna see on üld, mitte klassi oma. Ja siis emmarühmas ma olen nii palju koosolekutel käinud, et ma suht tean, mis seal räägitakse, et vast ei ole kõige hullem, kui me seekord ei jõua. Ja ma ei tea, vaatame, mis nende trennidega sinna ka arvatavasti mina ei jõua kindlasti, ma neljapäeviti ei jõuagi trennidesse, sest Hennu tahab trennides käia. Ja vaatame, mis see Hennu õhtul räägib. 5 minutit veel. Ja ma olen iga hommik, ma olen nii vihane, ma mõtlen, ma tulen, hakkan täiega siin rääkima. Et ma tulen, hakkan siin rääkima teile. Ja siis, kui mul on Noor ära viidud ja ma juba natuke olen saanud sõita, siis ma olen tegelikult maha rahunenud. Aga lihtsalt, ma ei tea, meil lihtsalt ei suju need hommikud. Kas teil ka ei suju või? Nagu, või no üleüldse meil ei suju mitte midagi. Ma tunnen, et ma olen nagu, et ma ei oska Hennu eest kaasa rääkida, aga ma lihtsalt tunnen, et me oleme nii läbi kukkunud vanemad. Ja ma ei tea, lihtsalt nagu ei päde see asi enam üldse. Ainult üks jonn vingumine käib, tahan seda, ei taha seda, sa oled paha. Ma ei tea, sõna keegi kuulata ei taha, koristada keegi ei taha, mitte midagi keegi teha ei taha, ainult tahaks igast muid asju. Siis meie põhiteema on praegu see, mida emma kogu aeg räägib meile, et sa oled paha, Sassu on paha, emma on paha, ei, emma ei ole, vaid Noora on paha, emme on paha, issi on paha, kõik on pahad. Miks te mitte midagi ei luba, me ei saa mitte midagi, mitte kuskil me käia ei tohi, mitte midagi me ei saa. Nagu mingi põhiteema lihtsalt. Ja kõik tuleb meil läbi mingise põhimõtteliselt jonnimise ja hääle tõstmisega. Siis ega ma ise ei suuda ka rahulikuks jääda. Ma ikka tõstan ka väga palju häält ja siis ma hiljem jälle olen nagu mingi täti, kas sa ei võinud olla seal natukene nagu rahulikum. Ma ei tea, lihtsalt nii siuke lootusetu tunne või läbikukkunud tunne on, et ma ei tea, kus kohas või mida ma valesti olen teinud või miks see nagu, ma ei tea. Nii et vaatame, kõik hommikul on meil kisaga ja kõik õhtud on meil kisaga ja plikad kaklevad omavahel nii palju ja õelutsevad, see õdede vaheline õelus on ja
ma ei tea, ma ikka loodan, et teistes peredes on täpselt samamoodi, et me pole ainsad. Aga noh, kes teab, äkki olema. Nii et eks näis. Aga 3 minutit ja siis ma saan minna poodi ja siis peale seda saab tööle minna. Nii et elame jälle selle päevakese üle ja lähme eluga edasi. Number 3. Seda. Anna ma proovin ka. Ei. Ma saan ise. Nii, sa hästi anna oma näts nüüd siia mulle käe peale. Pane mulle käe peale. Võta näpuga näts suust välja ja anna mulle käe peale. Nii, aitäh. Kaka. Ei, lehma ais ja lehmad on. Lauda ais, noh. Lehmade ais. Kas ma võin aidata sind? Ei. Okei. Mis on lehma? Kohe näed, sina ka. See on rom... Pane Saske sina kotti see. Ära noki mina. Pane see... Siuke. Emma, kas need on palis või mängu? Ei, mängu, pane neid kotti nüüd. Näita seda korra. Kuum, praegu jah, las ta natukene põleb. Saske hakka laulma. Hakka laulma. Palju õnne sulle, kallis Romili. Palju õnne sulle. Väga fail, ma rääkisin praegu nii pika jutu ja siis tuli välja, et ma ei filmigi. Alustame uuesti. Käisin just nahaarsti juures, seda ma rääkisin. Ja mu esimene mõte seal kabineti taga oodates oli, et miks on naha ja suguhaigused. Siis ma tundsin seal taga istudes, et kui keegi mööda läheb, siis ta lihtsalt vaatab, et näe noor tüüruk ja juba siin ukse taga, et mingi suguhaigus. Siis ma olin mingi, palun laske mind lihtsalt sisse. Et ausalt mul ei ole midagi siukest. Ja siis ma sain sinna sisse. Oota. Mu sõbranna alles üks päev rääkis, et ta käis arsti juures ja siis ta pidi tegema seda kopsuröntgenit tervisetõendi jaoks ja siis tal oli meesarst ja siis ta pidi ennast paljaks võtma. Siis ma olin mingi, et tean jah seda tunnet vaata, et mul peale sünnitust läks nagu see hirm nagu veits ära meeste ees, et ei ole nii suurt vahet, et noh, ta on arst ja sünnitusel mul, noora sünnitusel oli 3 või 4 meesarsti. See oli mu terve rasedus ja suurim hirm, et ma pean mingi meesarstile ennast näitama igast august ja siis terve sünnitus ainult mehed olidki. Nii et ja aga siis kõigepealt tuleb üks noor tüdruk läks kabinetti, ma olin mingi, et nice. Siis tuli mingi vanem proua, ma mingi nice ja siis viimaseks tuleb mingi vanem härrasmees, ma mingi wupuu. Ja siis lähen sinna sisse, siis ta küsib, et no mis siis mureni ilmselgelt, need 2 naist olid, ma ei tea, see noorem tüdruk, mis alles õppis, see vanem oli siis õde ja siis see mees on nagu peaarst. Ja siis ma mingi, et noh, et mul on kaela peal need nahanäsad, mul on jõhkralt palju neid igal pool, siin allpool ka suuri ja siis siin kaela ees on nagu väikseid hästi palju ja need on nagu sünnituse aeg, noorat oodates mul tekkis nagu juurde neid raseduse ajal, mitte sünnituse ajal. Ja siis ma ei ole viitsinud nendega lihtsalt tegeleda, aga need täiega häirivad eriti külmal ajal. Külmal ajal eriti, sest siis on kampsunid kõrge kaelusega, mul jäävad niidid sinna, mul juuksed jäävad kinni ja siis on valus. Suvel on nagu okei. Ja siis nad tegid saatekirja, et see on normaalne, et lähme külmutame ära, vaata. Et ma saan neist lahti, ma mingi, väga hästi. Ja siis teine mure, ta mingi, et noh, et sul oli 3 mure, ma mingi, teine mure on mu nivu ümbrused. Siis, et kui ma nooret ootsin, tekkisid sinna ka ümber mingi mega palju sünnimärke. Ja need on nagu ajas natuke nagu muutunud. Ja siis ma nagu veits põen ja siis ta mingi vaatas luubiga neid seal, siis ta ütles, et kõik on hästi, et ma ei pea muretsema, siis ta ütles, mis see 3. on. Siis ma olin mingi, no näitame siis ette. Siis mul oli 2 kandi vahel on mingine, ma ütlen selle kohta, tema ütles fancyma nime, aga põhimõtteliselt mingi rasvkoe, mingi kasvaja hea loomuline, no mingi pehme punna. Ta ütles, kas segab, eemaldame ära või? Ma mingi, ei. Siis ta ütles, et kui kasvab ja kui ta ka suureks hakkab kasvama ja sind segama hakkab, et siis lihtsalt tuleb opile minna, et lõigatakse see ära. Et aga et muretsema sa ei pea. Ma mingi, jee. Aga siis ma tundsin jälle veits siukest
ise irvasin ka seal tähega mingi, et no nii, näitame siis ette teile kõik asjad. Ei või siis olla kuskil käe peal mingid asjad, peavad mingi nibude ümber ja mingi pepu vahele asjad kasvama või. Igastahes kõik on õnneks korras ja ma olen nii väsinud sellest paarist päevast või nädalast, aga need 2 päeva lihtsalt nii jõhkrad logistika olnud. Et on kohe näha, et mul pole enam viigipüksid ja mingi toredad riided seljas, et mul on mingi suur, mingi mõnus paks pusa ja mingid olid tuusid jalas. Elame selle reede üle ja homme on tegelikult jälle üks sünnipäev, aga elame reede üle. Ja ma lähen sõidan tööle ja siis ma saan kohvi.